Romi, ma kuulsin siin häbematult pealt kuulates, et 25 aastat tagasi jõudsid sa telesse ja 25 aastat hiljem oled sa pärjatud kategoorias uus tulija teles. Mis tundeid see sinust tekitab? No selles mõttes tegelikult ju nii-öelda juriidiliselt on kõik korrektne, et selle auhinna ei saanud mitte Romi Hasa, vaid selle sai saade Telehommik ja see on üks kõige levinumaid väärarusaami üldse, et telesaade sünnib nii, et saatejuht kuidagi siis seal soleerib. Et ma arvan, et Telehommiku üks eduvõti on just see, et mingil kummalisel kombel on õnnestunud sinna saada kokku selline täiesti hullumeelne meeskond, kes on nõus kogunema hommikul enne kella 6 ja see on natukene selline sekti tunne vahest, et terve ülejäänud Eesti veel magab ja meie seal juba lülitame prožektoreid sisse. Et kui me alustasime, siis üks selline juhtmõte, mis mul jäi meelde, mida meie peatoimetaja Kajar Kassa alati rõhutab, on see, et kõige hullem asi või kõige valem asi on see, kui saade on igav. Nii et vahest meil juhtub asju otse-eetris, vahest juhtub vähem, võiks juhtuda rohkem, aga meie taotlus on see, et see saade poleks kunagi igav ja mis puudutab seda uue tulija auhinda, siis jah, see saade ju tegelikult võrreldes näiteks siin, ma ei tea, Õnne 13-ga, ta on ikka ju väga uus. Aga mis on see nipp? Sa ju tead ise, sa oled väga mitmes rollis olnud televisioonis, et inimestele sümpatiseerida on üsna keeruline ja eriti, kui sa teed midagi uut. Võib-olla esmakordselt astud mingis rollis vaatajat, et mis sa arvad, mis on see võti, mis keerab lahti eestlaste südamed? Aus vastus on, et ega ma tegelikult seda ei tea, sest kindlasti üks asi, mida televisiooni saatejuht ei tohi teha, et sa tegelikult ikkagi kõikidele meeldida ei saa. No võib-olla Taukar on erand, kes meeldib kõigile. Aga eks see vana hea soovitus, et kui sa nagu ise päriselt teed asja, millesse sa usud ja kajastad teemasid, mis sulle endale on huvitavad, et see tegelikult ikkagi paistab ekraanil välja. Ja otse-eetri adrenaliin on ka selline asi, mis ikkagi tegelikult annab selle saatele sellise teistsuguse hoo, et kui me neid asju salvestaksime või teeksime kuidagi sellise, nagu tihti ju tehakse, nii-öelda lõigatud, konserveeritud variandina, et see oleks hoopis teistsugune. Et mulle endale väga meeldib teha just otse-eetrit ja tänu sellele hullumeelsele meeskonnale, siis ma arvan, et meil ikkagi vahel õnnestub mitte olla igav. Kui me nüüd mõtleme tagasi sellele 25 aasta tagusele päevale, kui sa esimest korda olid tööl televisioonis, kas sa mäletad seda päeva ja mida sa ütleksid sellele värisevale südamele tänasel päeval? Kusjuures see minu kõige esimene televisiooni esinemine oli väga naljakas ja see oli tegelikult minu enda jaoks ka ootamatu. Ma töötasin Raadio 2, olin noor saatejuht ja oli 2 takti lauluvõistluse finaal ja tuli Jüri Pihel, kes seda finaali seal korraldas ja küsis, et kas ma saaksin teha publiku hääletuse. Ja mina muidugi arvasin, et see on siis raadios, et Raadio 2 viib läbi publiku hääletust. Aga mida Jüri mulle ei öelnud, et see on otselülitus teleotse-eetrisse ja ta ei öelnud meelega, sest ta kartis, et ma hakkan pabistama. Nii et ma sain siis teada, kui mulle vist 2 tundi enne eetrit öeldi, et nüüd on aeg Krimmi minna. Et siis mul tekkis reaktsioon, et oot, et miks Krimmi, kui see on raadios. Aga ma tegelikult arvan, et see oli Jürist selline kaval test, et kuidas ma nii-öelda toimin või kuidas ma saan hakkama telega, et ta tahtis võib-olla lihtsalt siis ka nagu mind proovile panna. Aga oletame, et nüüd praegu meie videot siin vaatab ka üks, oletame näiteks noor ajakirjandustudeng, kes mõtleb, et mina tahaksin ka kunagi teha sellist tööd, nagu Romi teeb. Mida sa ütleksid talle, kust pihta hakata, mis võiks olla esimene samm? No tegelikult tänapäeva noored on, ma arvan, juba palju kaamera kogenumad, kui mina toona olin, sest praegu on ju kõikidel, aga väga paljudel on ju oma sotsiaalmeedias videod, mida nad ise ka lõikavad ja teevad. Et ma arvan, et hoopis mida ma väga soovitaks nendele, kes tahavad ikka tõesti nii-öelda siis suures meedias läbi lüüa, on laiendada oma silmaringi. Et ma saan aru, et mõnes mõttes väga tore on võib-olla teha mingis oma kitsas lemmik valdkonnas neid nii-öelda siis sotsiaalmeedia või mis iganes TikToki videosid, aga see, et olla sellises ajakirjanduslikus telesaates saatejuht, siis tegelikult need teemad ikkagi räigelt varieeruvad, et ühe hommiku jooksul meil on ka muusikast, teatrist, spordist, poliitikast, vahel on väga raskeid teemasid, mis puudutavad näiteks mingeid, ma ei tea, vägivalla, kohtuasju ja kõik need on ühes ja samas saates. Et ma arvan, et lai silmaring on igal juhul abiks.
selge, lasen siin nüüd tähistama suured tervitused Nublule, palun Sky.ee toimetuse poolt. Meie saate suurim staar muidugi, jah. Ja Nublu on kindlasti ka oluline osa või Nublu roll on väga oluline, sellepärast et isegi sellised väga kuulsad külalised, näiteks kes meil on olnud saates ministrid, ikkagi nad kuidagi lähevad natukene teise meeleollu, et see koer võtab selliseid pingeid maha. Super, tervitused talle ja palju õnne sulle ja teile, aitäh!